Tere, olen Jörgen kohal, Reimi peakokk ja täna teeme vabariigi aastapäeva puhul sellise mõnusa kodumaise 3-käigulise õhtusöögi. Kui sul on plaanis mitu erinevat rooga teha, siis on hea, kui sa kasutad endale märkmikku. Kõigepealt, et sul on olemas kirjas retsept, et sul on kõik vajalikud toorained olemas ja teiseks kõik vahendid ja seadmed. Täna siis koos valmistame suupisteteks leivakorvid erinevate täidistega. Praeks on meil sealiha, õunase kapsa ja praekartulitega. Ja magustoiduks teeme ameerikapärase pirnikoogi. Ja kõige kauem võtab meil aega kook, siis alustame sellest, kuid enne veel paneme kapsa hauduma. Täiesti tavaline hapukapsas. Lisame talle õunamahla ja paneme ta siis podisema. Alustame siis koogist. Kõigepealt taigen. Taigen tahab meil veel pool tundi nii-öelda puhata külmkapis. Esmalt taigen valmis. Selleks siis jahu, veidike soola, supilusikatäis suhkrut ja lõikame ka nii-öelda külma või siia sisse. Taigen on valmis, on moodustunud enam-vähem selline ühtlane pall. Siis selle jaoks nüüd võtame toidukile. Jagame ta nii-öelda 2 pätsiks. Üks läheb alla, teine peale. Ja siis need lähevad meil pooleks tunniks külma puhkama. Ja siis alustame juba täidise valmistamist. Et siis koogi täidise jaoks me puhastame ja lõigume pirnid. Kaalume välja suhkru. Meil on vaja maisitärklist ja tükk võid. Et siis alustame pirnidest. Pirnikoorte pärast pole mõtet karta, et me kuumutame selle täidise läbi ja need ei jää üldse tunda. Valame siis suhkru. Kui suhkur on pruunistunud, siis lisame killuke võid ja laseme ta ikka mõnusalt pruuniks, et kui hakkab õrnalt suitsu tulema, siis temperatuur alla, lisame või ja väga nagu segada ei ole vaja, vaikselt võib panni liigutada. Ja kui karamell on ühtlaselt pruun ja ilus, siis lisame pirni. Taigen on meil pool tundi puhanud. Siis on meil aeg kokku komplekteerida. Selleks siis üks osa taignast rullime kõigepealt lahti ja kuskil nii suureks, et ilusti kataks meie koogivormi. Ja siis ilusti vormime ta siia vormi sisse ära. Pirnid täidiseks on juba ilusti ära haudunud. Lõpetame siis koogi ära, et selleks täidame koogi seguga ja siis rullime siis ülejäänud taigna siia peales katteks. Tekitame koogile siis ilusa ruudustiku peale ja hakkame siis põimima seda. Siis vajutame ääred kinni ja paneme ahju. Ja jätkame suupistetega, siis täna kasutame leivakorvikesi. Täidame korvikesi toorijuustu ja küüslaugu juustutäidisega, siis sulajuustu skumbritäidisega ja kasutame ka pasteeti. Esialgu siis juust, küüslauk ja toorijuust. Ja teiseks täidiseks on siis sulajuust ja skumbria, nagu sai mainitud. Selleks circa 200 grammi toorjuustu ja siis tuleb lõbuste skumbria puhastamine. Hea, kui saad kõik luud kätte.
sai meil valmis siis sulajuustu skumbriamääre, juustu küüslaugumääre ja kasutame ka pasteeti. Asume täitma. Oleme jõudnud pearoa valmistamise juurde, aga vahepeal on ka saanud valmis meil kook. Nii et kook tõsta kindlasti jahtuma, on sul teda kergem pärast lõigata. Täna siis teeme sealiha, nagu mainitud, ja teeme talle sellise rohelise juustukatte peale. Et katteks siis on meil panko riivsai, siis värvi maitset annab meil petersil ja veel lisamaitset annab juust. Tänaseks sealihatükiks on siis seakaelakarbonaad. Maitsestame ta väga lihtsalt soola ja pipraga. Nii, ja siis peale tõstame juustu, panko riivsaia ja petersilli segu. Ja siga on ahiminemiseks valmis, kuid enne valmistame ka kartulid, et kõik soojana üheaegselt lauda jõuaks. Ja kui kartulid on ilusti pannil, siis on aeg siga ahju panna. Kartul on pea valmis, siis lisame sinna ürdisegu, et seda saab igaüks omal soovil panna, et mina valisin siis rohelise sibula ja tilli. Toidud on valmis saanud, ei jää muud üle kui laud katta ja head isu!